Häda oli seal Nõmmel olemas või suusaga oli päris kusagil. Tere õhtust! Tere tulemast tänasele raamatuesitlusele kirjastus Varrak poolt. Suur rõõm on teid kõiki siin täna näha. Enne veel, kui ma annan sõnajärje üle laval olijatele, sooviksin ma autorit tänada kirjastuse poolt ja enda poolt isiklikult. Tiina, aitäh, et selle raamatu kirjutamise mõtte ette võtsid. Mul on suur rõõm, et lisaks klassiraamatule on nüüd meil olemas ka põhjalik koera tervisest kõnelev raamat. Nii et suur tänu sulle, väike kingitus ka. Sirli, suur aitäh sulle, et sa kampa teid. Ega see kirjutamine vist teab, mis kõige lihtsam töö olegi ja ma loodan, et see jää sul viimaseks raamatuks. Aitäh sulle! Ja mitte vähem olulise kingituse tahaks üle anda tänase õhtu eestvedajale. Mart Juur, aitäh! Tänan, jah, pingelise koera kasutamisega. Jah, tere õhtust. Sain just alati, kui Tiinaga kohtun, saab palju uut ja just äsja Tiina avaldas mulle tõsiasja, et koerad alluvad Eestis veel Põllumajandusministeeriumile. Ja rõõm on kõiki kohata, tõepoolest ilmud on suurepärane raamat kui koer ja tere Sirli, tere Tiina ja palju õnne raamatu autoritele. Te olete kolleegid ja kirjutasite selle raamatu koos. Kuidas käib raamatu koos, üheskoos kirjutamine? Kuidas see raamatu mõte alguse sai? Tiina räägib selle mõtte algusest, ma räägin, kuidas me kirjutasin. No räägime kohe igasugustest vandenõuteooriatest, ega siis asi ei ole üldse nii lihtne, et peab vaatama igale poole tekstide taha. Kõiges on süüdi kass, nagu alati. Õige. Ja Reelika võib tõestada, miks kass süüdi on, sellepärast, et 5 aastat tagasi toimus meil raamatu Kas kass esilinastus. Ja siis ma lihtsalt nalja pärast ütlesin, et kas kassile võiks lisanduda kui koer. Ja Reelika on olnud 5 aastat väga visa. Ja kogu aeg mulle peale käinud, ma ikkagi vahepeal läks see väga visalt see kirjutamine mul ja võib-olla ei olekski õnnestunud, kui mul oleks õnnestunud Sirli kampa saada ja Sirliga koos me siis seda tegime. No, mina olin väga omakasupüüdlik Sirli kampa kutsudes, sellepärast, et ma ikka väga kaua juba ei ole teinud sellist igapäevatööd, ütleme sisehaiguste ala. Et mul on kõik see vanarasv kõik olemas, aga mul oli vaja teada, kuidas tänapäeval suhtutakse sellesse, kui koer oksendab või kui tal on kõht lahti ja kuna Sirli jälle teeb seda igapäevaselt, siis Sirli nii-öelda kontrollis mind, et ma mingisuguseid väga vanu andmeid ei hakkaks sinna kirja panema. Nii et see oleks nagu minupoolne nägemus, aga Sirli muidugi räägib ise. Ma tahaks rääkida lihtsalt sellest, kuidas me kirjutasime, kuidas meil olid reaalselt kirjutamislaagrid suvel Tiina pool. Ja siis me istusime ühel pool ja teisel pool lauda ja käisime lihtsalt neid teemasid läbi. Me olid väga intensiivsed, me rääkisime väga palju muid asju ka. Ja siis kuidagi jagasime neid mõtteid ja saime nagu paika selle lõpuks. Aga Tiinal on jah, selles mõttes on nii palju kirjutamiskogemust, et sul on kuidagi see jutt ja kõik on nagu jooksenud, et ma võib-olla pidin tõesti vahepeal natuke ütlema, et see on liiga nagu maakeeli öeldud, et ärme niimoodi pane. Et seda oli ka ja.
siuksed toredad kirjutamislaagrid olid meil väga intensiivsed, sest me töötame ikka natuke erinevalt, nagu ma aru sain. Ja mina olen rohkem pausa, rohkem niisugust tuulutamist vahepeal, aga Tiina on täiesti intensiivselt. Kirjutamisraamides saavad olla kohal mõlema koerad, sellepärast et me saime ainult neid jälgima kogu aeg, nii et sa ei ole ainult üks. Sa, Tiina, puudutasid tegelikult päris huvitavat probleemi kohe alguseks, mille peale ma mõtlesin seda raamatut lugedes, et kuidas on meditsiin ja veterinaaria konkreetselt koerte meditsiin aastate jooksul muutunud, kui palju selles valdkonnas tuleb uut peale? Ohohoo, no ikka väga palju. Kui mõelda, et kui mina lõpetasin, see oli väga ammu, see oli aastal 83, väga õudne, siis 5-aastase stuudiumi jooksul õpetati mulle väikeloomi. No siis on koer ja kass ja ilmselt küülik ka seal veel 20 tundi. Ehk siis nende teadmistega pole tänapäeval mitte midagi peale hakata. Ja kui mina hakkasin tööle, käisin esimest korda Soomes 89. aastal, siis mulle tundus, et Eesti loomaarstid peavad tegelema mingi šamaanusega. Meil ju ei olnud mitte midagi, me ei saanud mingeid uuringuid teha, keegi kujuta ette, et ei olnud röntgenit, ei saanud vereproove teha. Mulle tundus, et mul on vaja trummi ja täiskuud ja siis sellega ma siis diagnoosin ja loin midagi. Ja nüüd, Sirli töötab väga fancy's kliinikus, vabandust, eesti keel väga umbes kliinikus. Et ta võib siis kirjeldada, mis aparatuur seal kõik olemas on. Ja ma töötan hetkel Soomes ühes suures kliinikus. Ja no meil on kõik asjad olemas. Et hästi sarnane tegelikult humaanmeditsiinile, et kompuuter ja kõik ultralid, igast erinevad vereproovid, ühesõnaga hästi palju diagnostikatel, et ja mina ei oskaks ilma selleta enam töötada. Sina kunagi tegelenud. Aga teatud tasandil muidugi. Aga ma tahtsin veel seda ka öelda, et see Eesti ja Soome vahe on ära kadunud praktiliselt. See on eriti kihvt. Sest tõesti, kui mina läksin 89. aastal Soome ja vaatasin ultrali aparaati, et appi, mis see on, siis praegu, kas sa lähed Eesti mõnda kliinikusse või lähed Soome kliinikusse, väga suurt vahet ei ole, nii et meil on ikkagi, me oleme kiiresti järgi jooksnud selle veterinaaria arengule. Ja noh, see kõik, mis meditsiinis on, see võetakse üsna kiiresti üle ka veterinaarisse. Aga kui palju teie loomaarstid, veterinaarid, kui palju te, kas me tunneme koera lõpuni? Ma näen, siin istub meil Laura Kiirraja. Laura vastab meil sellele, kes on väga palju koerte nagu psühholoogiat ja hingeelu õppinud tundma, aga ma arvan, Laura ei tunne, eks ole ju? Ei tunne. Sina kirjutad siin raamatus, et sa ei tahtnud saada veterinaariks. Kuidas sinust sai veterinaar? Ma hästi päris niimoodi ei olnud, et ma ei tahtnud, ma ütlesin, et see ei olnud minu lapsepõlve unistus, et hästi palju, see on hästi klišeelik asi, et ma väiksem juba tahtsin saada loomaarstiks. See on minu unistus, aga mina tegin selle otsuse peale 12. kuidagi lihtsalt vaatasin läbi õppekavasid, mis üldse, kuhu võiks minna. Ma teadsin, et tahaks midagi nagu kätega nagu teha ja sellist loodusega midagi päris. Ja siis lihtsalt tundus huvitav, et loomaarst, ma ei teadnud midagi. Et jah, selles mõttes, et ma ei tahtnud väiksena saada. See kuidagi tuli lihtsalt eksprompt põhimõtteliselt. No sinul, Tiina, on tohutu kogemus selles valdkonnas. Ja kui sa nüüd katsud mõelda selle peale, sa meenutasid oma ülikooli õpinguid ja neid 80. aastaid ja nõnda edasi. Kui hästi nüüd tänapäeva Eestis see koerapidamine, koerapidamise kultuur ja koerte tervishoid, kui heal järel, sa ütled, et meditsiini mõttes me oleme Soomega võrdsed, aga kuidas inimesed ja koerad, kuidas nende suhe on näiteks võrreldes Soomega või mõne teise maaga? No Soomega võrrelda jälle oskab ilmselt Sirli paremini, ta töötab seal, aga ma arvan, et meil on ikkagi juba päris hästi võrreldes siis mingi 30 aasta taguse ajaga, et inimesed hoolivad, et koer ja kass ei ole enam mingisugune tarbese, äkki ta jälle, kui me oleme juriidikas, siis ta on tegelikult vallasvara, ta ongi asi, aga tegelikult on pereliige ja selles mõttes temasse suhtutakse nagu pereliikmesse ikkagi.
noh, eks neid, kes on tohmanid, vabandust, kes ei oska oma loomast lugu pidada või tema eest hoolitseda, neid on ikka. Aga ma arvan, et on parem. Ma arvan, et meil hakkab tekkima juba see uue maailma häda, see on see looma inimesestamine. Ja see ei ole tegelikult ka õige ja hea. Et me paneme talle liiga suure koormuse, kui me eeldame, et ta on nagu meie. Vähemalt see on minu arvamus. Jah, ma olen täitsa sama. Raamatus on väga hea peatükk seal lõpus, kui koer peab lahkuma. See on üks mu lemmikuid osasid sealt. Loomarstidele meeldivad peatükid. See on lihtsalt nii ilusti ära seletatud või kuidagi avatud seda rasket teemat. Jah, ma olen nõus sinuga, Tiina, et hästi palju hakatakse nagu mõtlema, et aga mina ei tahaks nii, aga tegelikult see koer ei ole sina. Kui sina vaatad oma, ma mainitsin raamatust tööle kiirabis või selles esmaabis, jah. Milline on selline tööpäev esmaabis või töööö? Haigus ei küsi kelle ajast või õnnetus? Kunagi ei tea, milline see on. Üldjuhul on kiire ja ühesõnaga, kunagi ei tea, mis sul võib uksest sisse astuda, et sa ei saa kuidagi valmistuda, et täna mul on need asjad ja täna ma ei tea, ravin neid kõrvu või mis iganes, et võib-olla sa pead 3 operatsiooni järjest tegema. Võib-olla sa pead lihtsalt ühe korra mingit haava amblema, et täiesti ei tea kunagi, aga üldjuhul on kiire, et seal, kus mina töötan, on palju tööd. Aga mis selline statistika võiks olla, mis põhjusel satuvad koerad kiirabisse? Mis on need levinuvad põhjused? No, jälle Sirli oskab ilmselt vastata, aga no kõik, mis juhtub ootamatult. Aga see, mis jälle juhtub ootamatult, mõne jaoks on mingisugune 3 päeva veel tuleb oled ikka ootamatu, et nüüd tuleb teha. Aga no ikkagi, ma arvan, sellised traumad ja võib-olla mingisugune väga dramaatiline asi nagu maokeerd, kui me väga spetsiifiliseks hakkaks praegu minema, aga me ei räägi seda lahti, lugege raamatust, eks ole, mis asi on maokeerd. Jah, aga nagu praegu võib-olla isegi tullakse ka lihtsalt, sest inimesed kuidagi hoolitsevad või nad on valmis minema arsti juurde rohkem, ma arvan, ja siis tulevad ja nad on mures, et koer ei ole söönud terve päev. See ei ole otseselt siuke trauma või midagi nii kiiret, aga lihtsalt nad on mures ja nad tahavad kohe saada abi. Öeldakse ka seda ju, et ühiskonnas sellisest heaoluastmest või korrastatusastmest räägibki see, kuidas me suhtume lemmikloomadesse, üldse loomadesse. Ja klassika näide ongi just nimelt koerad, kui ma meenutan Vene aega, siis mulle tundub, et kohutavalt palju oli hulkvaid koeri ja kasse samuti. Ja tänapäeval on see tegelikult vaatepilt, mis on praktiliselt kadunud meie linnadest ja asulatest. See ongi üks, mis näitab, et olukord on muutunud, et olukord on paremuse poole muutunud, et kui, ma arvan, enamus meist, kui me näeme mingit üksinda kulgevat koera, siis kohe haarad telefoni, teed kohe pildi, postitad mingisugustesse gruppidesse ja tavaliselt see loom leitakse üles. Et see üksinda kulgev, isegi ka kass juba Tallinna linnapildis on suhteliselt haruldane, koer absoluutselt. Aga muidugi hulkvaid kassi, eks see maapiirkonda seal on, aga me lubasime tänast koerast rääkida, me kaldu kõrvale. Nii et on tõesti parem olukord. Ma lihtsalt, kuna kassi peal läks, ma lihtsalt mainin, et Kadrioru grupis on üks staarkass, kes alailma vist Tina tänavalt elab, ta läheb alati kuskil linna peale kõndima, siis temast tehakse 10 pilte, raporteer hästi murelikult ja siis alati omanik tuleb, et ärge muretsege, tuleb kohe koju, ta juba helistas. Alamajas on selline August, punane August, kes ka niimoodi samamoodi satub alati igale poole. Aga kui me nüüd astume selle raamatu juurde või selle raamatu sisse, et kas ta on selline käsiraamat, kui sulle tuleb koju kutsikas väike koerake ja see tegelikult on uus maailm avaneb, see tegelikult ei tunne, nagu te ju kinnitasite, me ei tunne koera kaunilt mitte lõpuni ja ma arvan, et me ei saa teda ka kunagi alati paruks üllatusi. Et see on raamat minu meelest, millest võiks koera, eriti algaja koera omanik alustada, kui tal koerake koju tuleb. Või kes on see sihtgrupp või mida te eeldasite lugejana seda raamatut kirjutades? Mina arvan, et see võiks tulla kutsikaga kaasa, aga see ei ole
kutsika kasvatamisest. See raamat on ikkagi, kuidas ära tunda terviseprobleeme ja millal peaks pöörduma arsti juurde ja mida sa saaksid mingitel juhtudel kodus teha. Et siis peaks olema vist 2 raamatut. Hakkame lubadusi andma. Kas reklaami tööd ja väga tore. Et kui kutsikas võetakse, siis tuleb tulla Tiina Taameti kutsikad eelkooli. Seal saab kõik teada, kuidas kutsikaga käituda, kuidas teda vaktsineerida ja ussirohtu anda ja neid asju. Ja siis, kui ta peaks haigeks jääma, aga eelkoolis käinud kutsikad jäävad palju harvemini haigeks, sest nende omanikud juba teavad, kuidas neid kasvatada. Ja siis aitab neid see raamat. Ja siis, mis on eelkooli juures tore, sest need kutsikad on käinud loomakliinikus toredatel kordadel. See kutsikakool seal on lõbus. Et siis nemad tulevad arsti juurde palju parema tujuga. Ja nagu me teame, kui on parem tuju, siis saab ka kutsikad tehtaks. Nii et veel kord, Tiina Taameti kutsikakool jätke meelde. No nii, et hakkabki pihta üleüldise, kuidas öelda, markerite kirjeldusega või selliste nagu, aspektidega, kui koer on haige, mis need märgid on. Võib-olla te räägiksite nendest peatükkidest väga üldiselt, minemata detailidesse. Üldiselt on, ma arvan, et meil on siin iga inimese kohta, kes siin viibib, tuleb vähemalt 1 koer. Ja tõenäoliselt igal inimesel on ka mõni küsimus, mida ta tahaks teie käest küsida. Et kui me nüüd vaatame kiirkorras selle raamatu struktuuri üle, millele tahaksite tähelepanu juhtida eriti? See struktuur on, vist rääkisime millest hommikul raadas, aga see struktuur on siis jaotatud elundkondade kaupa. Et siis see ongi hästi keeruline, et näiteks oksendamine ei ole ainult seede elundkonna probleem, et see võib olla nii paljud asjad, aga meie oleme see struktuuri pannud seal siis elundkondade kaupa, et kõrvad, silmad ja nakkushaigused ja üldiselt siis nagu kiir või see esmaabi nii-öelda. See on üldse haigustunnused, jah. Aga ega see tõesti, ma küll tahan siin öelda, et me siin üritame praegu Mr. Google'ile või Dr. Google'ile ära teha. Aga päriselt see nii ikkagi ei ole, et me saaksime seda koera siis ravida selle raamatu järgi. Et ega see diagnoosi panemine ikkagi niiviisi väga õige ei ole. Et ta pigem peaks olema selline abimees, et inimesed märkaksid. Siis tegelikult on sellist asja ka, et inimesed lihtsalt ei märka oma loomade hädasid. Et nad võib-olla seda raamatut lugedes saaksid aru, et ahaa, midagi on valesti, et loomal tuleb arsti juurde minna ja siis nad ka taipaksid, kui kiire sellega on. Ja muidugi ideaal on see, et igal koeral võiks olla oma perearst, kelle poole kohe pöörduda, aga mõnedel juhtudel on vaja spetsialistide juurde minna, et siis võib-olla natuke annab mingid suuniseid, et kelle probleem see võiks olla, sest tegelikult Eestis on meil ikkagi juba on nahaarstid ja hambaarstid ja neuroloogid ja meil on nagu see selline üsna peenspetsialiseerumine ka toimunud. Aga tegelikult nagu selle raamatu üldine kokkuvõte on ikkagi see, et kui kahtled, siis mine arsti juurde, nii et oleks võinud ka ühe lause kirjutada siia ja siis raamatu välja anda, ei ole kõik olnud öeldud. Et eks ikka tuleb arsti juurde minna, kui on mure. Aga ma tahaks veel öelda seda, et me panime kõik päris palju oma kogemust ka siia, et see ei ole päriselt ainult nagu teaduslik või selline kirjeldus, et olen päris palju pannud enda, mis päriselt ongi nagu Tiinal on rohkem kogemustega, et mis on juhtunud ja mille peab siis kui veterinaar jalutab tööst vabal ajal tänaval, jalutab näiteks oma koera trulliga või veedab vaba aega. Kui palju te vaatate koeri, kes tulevad teile vastu ja kas te vahel vaatate neid ka sellise, näiteks ma kunagi käisin psühhiaatritele esinemas ja ma pean ütlema, et täiesti normaalsed inimesed. Et kui palju te vaatate ise vabal ajal vastu tulevaid koerakesi sellise veterinaari liiguga? Jaa, väga ei vaata. Kui lonkab näiteks, siis ma küll nagu märkan, et lonkab, aga ei vaata vist. See tuleb vanusega. Mina vaatan ja sekkun pidevalt. Ma ütlen, ma olen kunagi sõitsin maale ja nägin tee ääres kõntimas ühte naist ja reipa kõnnaku läks talle üks suur Šveitsi valge lambakoer oli kõrval ja koer lonkas täiesti konkreetselt. Ma nägin, et see koeral oli raske nagu inimese kõrval püsimisega. Ja tegelikult see inimene, kui see koer käib su kõrval, sa ei näe.
mitte, et ta oleks hoolimata olnud, aga lihtsalt ei näinud. Mõtlesin auto kinni, läksin tagasi, ütlesin, kuulge, teie koer lonkab, ei ma ei usu. Mõtlesin, tõesti lonkab, võtsin koera, läksin ise poodi ja näitasin talle. Ja siis ta ütles, et issand, lonkab jah, et ma pidin temaga pikale jalutuskäigule minema, et aitäh, et te ütlesite ja aga no mul oli äkki kahtlus, et äkki tunnen ma ära, et juba narr, et käin omale seal patsiendiga vaate peale. Ja siis ütlesin, et teate, et minge erivetti, et ärge meie juurde tulge, et meil ei ole ühtegi nagu ortopeed. Ja no muidu käingi teie kliinikus, aga hea, kui ma lähen erivetti ja ma tean, et ta läks pärast, et sellest oli kasu. Ja ma olen tõesti niimoodi inimestes, sest nad ei näe ja see on nagu see minule selles raamatus kõige tähtsam osa, et valu ei osata ära tunda ja loomadel lastakse valu kannatada ja üldse mitte nagu noh, nii et inimesed ei hooliks, aga lihtsalt, et nad ei saa aru. Ja see on see, mida ma tahaks nagu siin sel teemal jaurata hästi pikalt, aga vast ei ole aega. Aga vist on ka, kas on see tõsi, et koerad on eriti vihkusid ju kuni viimase hetkeni varjada, kui midagi viga on? Kassid on veel osamas, aga on väga vihklid jah. Aga kuidas võiks siis olla nii-öelda käigu, kuidas võiksid need esimesed signaalid võiksid olla, et tegelikult kõik ei ole nagu väga hästi? Et mis koha pealt peaks vaatama, et seda, mis nüüd siis õieti on? See on nii individuaalne, see omanik tunneb oma koera kõige paremini ja kui on mingi muutus käitumises, ma ei tea, isus. See jah, isutus on märk, aga noh, sellega nad tavaliselt pöörduvad arsti juurde. Isutus on asi, millega pöördutakse. Aga näiteks, kui see valu avaldub selles, et ta ei taha enam diivanis hüpata või autos hüpata, siis tihtipeale arvatakse, et ta on vana. Mina olen ka vana, eks ole, ega see ei tähenda, et ma peaks valu kannatama. Et see ei tähenda, et peaks nagu valu kannatama, eks ju. Ja siis muidugi see käitumise häire, et ta on vahu, muutus kurjaks. Noh, siin on, saadetakse kuskile psühholoogi, psühhiaatri juurde, et koer on kurjaks muutunud. Enamasti, kui meil on nagu juba mingi keskealine koer, kes läheb millegipärast vahurasse kurjaks, siis ta ei lähe lihtsalt pealt nagu niimoodi, ta ei ole mingit marutarugi saanud, eks ole, vaid tal tegelikult on mingisugune mure, tal on halb olla ja siis ta tahab sellega öelda, et mulle ei meeldi mingi valgus lõikunud teema. Ma arvan, et see oleks üks asi, mida inimesed peaks nagu mõtlema. Kas võib ka kuidagi tõukogude ja koera, suured koerad, väiksed koerad, kutsikutel kellad ka, kas võib ka nende järgi kuidagi profileerida, mis tõud on vastuvõtlikumad, on suuremad koerad, on väiksemad koerad, kuidas see nagu veterinaari pilgu läbi see, kuidas oma patsiente vaatab? Väga keeruline. Ma toon näiteks sellise näite, et nagu tänapäeval vist, kui palju on selliseid nii-öelda ametlikke krantse? Ikka on. Sest mina elasin veits oma lapsepõlve Lõuna-Eestis, Põlva rajoonis ja seal olid kõikidel kodudes olid krantsid, et seal tõukoera, ma ei tea, võib-olla mõnel jahimehel või kellelgi oli. Minu vanemal oli sajandivahetusel mops Võrus. Ja millest see tuleb, et kõik need krantsid olid õudselt elujõulised, et ses mõttes, et ma mäletan, et meil oli näiteks koer Muki, kellele vanatädi rahulikult joodis talle kohvi. Koer tõi hommikuti kohvi. Sõi küpsiseid, sõi, ma ei tea, jumal teab mida ja elas 17-aastaseks. Tiina, sina ravisid, sina oleme neid tõukoeri. Seal on mingi, aga see on küll nüüd ma hakkan oma filosoofiat ajama, et seal on mingi tõepõhine, kui me mõtleme seda külaühiskonda, kus need krantsid ilmselt ka omavahel otsustasid, kes kellega lapsed saavad. Siis on ju selge, et keegi, kes oli täitsa haige või puruloll, sellel ei olnud sinna koerapulma asja. Ehk siis nagu looduslik valik tegi ilmselt mingisuguse oma töö. Ja seetõttu ma arvan, et need järglased olid ka elujõulisemad. Praegu me tõukoeri valime, et sellel on ilus saba ja selle kõrvad hoiavad kenasti ja selle on värvikombinatsioon. Ja siis me saame tegelikult selle geneetikaga igasuguseid imelikke asju, mida me ei taha saada selle ilusa sabaga kaasa. Ja tõukoertel ka mingitel, mis on väga erilised tõud, nendel on muidugi see häda ka, et neil on see tõubaas on hästi kitsas. Nad tulevadki mingist 3-4 esivanemast ja need summeeruvad need hädad. Nii et see on nagu üks põhjus, aga me ei saa tegelikult väita, et krants nagu päriselt oleks
oleks kuidagi tugevam, eriti kui me mõtleme, et hakkame nüüd uusi krantse tegema, et võtame kaks sellist mingit väga haiget tõukoera ja siis paneme nad kokku ja siis saame mingi eriti terve krantsi, et see ei ole üldse loogiline. ma tegelikult arvan ka see võrdlus, et eks nad, see koer oli teil 17-aastaseks, on super ka tore ja minu krants elas ka 17-aastaseks ja suri ise ära. sellist luksust on üliharva, kõik loomaarstid teavad, sa pead ühel hetkel ikka otsustama, et sa pead oma koera magama panema, see on kohutavalt raske. minu Perri oli niivõrd viisakas koer, et 17-aastaseks on lihtsalt ühe hommikul ja elas väga ilusalt terve elu. aga ma arvan, et ikkagi tänapäeval me märkame neid haigusi rohkem. et mina nägin küll krantsidel igast allergiaid ja mida kõike, mida kujutaks ette, et kes nagu tõukoera oma olla. aga võib-olla kui ta elas seal lauda taga, siis seda lihtsalt ei pandud tähele. ta ei surnud ära, aga ta võib-olla ikkagi kannatas selle. ma arvan, et see märkamine ikkagi tuleb ka. Sa mainisid selliseid, te mainisite, et on sellised erinevad ju haigused on, jätame traumad kõrvale ja ealised asjad. kas on mingid sellised haigused, mis on tekkinud Eestisse näiteks viimase 10-15 paarikümne aasta jooksul, mida me varem, kas me ei tundnud neid üldse või me ei diagnoosinud neid? no neid, mida me ei diagnoosinud, neid oli ikka, neid üllatusi, kui mina oma praksist alustasin, see oli ikka väga palju. Et koertel on ka suhkruhaigus, see oli ikka väga suur üllatus, mis välja loomulikult on. et see tuli lihtsalt tänu meie teadmiste ja paranenud diagnostikale. aga uusi haigusi, mingi tõu näiteks toob meile mõne haiguse. ja reisidest ka. ja reisimine ja meil just diagnoostiti eelmine nädal meie kliiniku esimene leishmanioos, mis on väga haruldane lõunamaade haigus ja mis tegelikult nakab ka inimesele. Õnneks seda sääski, kes saaks selle koera pealt selle inimesele tuua. nii et reisimisega tulevad igasugused ja teine asi, mis tuleb ka sellega, et meil ikkagi kliima soojeneb. et arvatakse, et ka see südamuss on meil varsti kohal, et just sellepärast, et on soojem. koerte reisimisega või inimeste reisimisega? no inimene ei saa seda väga kaasa tuua, seda südamesussi koerale, aga koerte ikkagi koerte reisimisega. sest jälle õnneks, vabandust, ma olen aastates loobunud, eks ole, et räägin ja ei lase siin kolleegil üldse rääkida. Õnneks ikkagi neid haigusi, mida me omavahel jagaksime, koer ja inimene, meil Eestis arutavalt on likvideeritud, ma nagu ei näe üldse midagi olemas. see on reisimise kohta veel, et võib-olla see, kui tuuakse koeri kuskilt teisest riigist nagu Eestisse, et päästetakse või kuskilt. ja inimesed võtavad oma loomi kaasa ka reisida. see oligi minu arust mingi Hispaania koer. no nii, et oleme juttu puhunud, olen mina küsinud, aga nüüd ootaks teie küsimusi, kallid koerasõbrad. kui kaua te säpitsesite selle raamatu kallal? kuidas, kui kaua? jah. ma vaatasin aasta aega, umbes läks meil hiirani. ei, mina lubasin kohe Reelikale ju kohe, kui kassiraamat valmis sai, et teen ja siis ma ikka võtsin hoogu ikka mingi 5 aastat ja osa materjali oli mul olemas ka juba. aga siis, kui me sinuga hakkasime nagu tõsiselt tegelema, siis oli ilmselt aasta. kui te seda raamatut kirjutasite ja mingeid tekste läbi töötasite, kas teie jaoks tuli ka mingi uus, ma ei tea, informatsioon või mingi uus uuring, mis oli teie jaoks kuidagi, ei tea, sihuke vau, et ei teadnudki, et niimoodi on ka või et kas oli midagi nagu üllatavat ka teile selle nagu raamatu kirjutamise ajal? kas see tahapoole on küsimusi kuulda ka või? kas midagi üllatavat tuli?
ma arvan, et mul ei tule praegu hetkel meelde mingi konkreetne asi, aga ma arvan, et tulid mingid teemad, mida me küsisime oma tarkade kolleegide, spetsialistide käest. Et ma arvan, et me küsisime Laura Lintamäe käest mingit gümnakoloogilisi asju ja Sigrid Lappi käest küsisime neuroloogiat ja mingeid asju oli, mille suhtes ongi tekkinud mingid uuemad seisukohad, mida meie üldarstidena ei teadnud. Et kas need enam kehtivad, et pigem vaatavad, aga midagi väga sellist pommasja ei ole vist välja tuua. See, mida te mainisite, tegelikult hästi huvitav küsimus, kui levinud teie töös on selline konsiiliumi vorm, kus te näiteks, ma ei tea, arvuti teel võtate ühendust teiste kolleegidega, võib-olla teises riigis ja räägite mingisugust asjast, mis teil on mingist juhtumist, mis on töös ja mille üle tahaksite nõu pidada? Konsulteerime küll palju spetsialistidega ja isegi võib-olla teisest riigist, aga sellist. Ja sellist konsiiliumi võib-olla päriselt ei ole aga näiteks on selliseid asju, mis tänapäeval on nagu firmad, kes osutavad sellist teenust, et sa saad oma röntgenpildi või mingisuguse magneti või kompuutripildi talle saata ja ta siis seda hindab. Ja tegelikult see omavaheline suhtlemine on ikka hästi hea. Ma arvan, et see mõjub hästi tervendavalt igat moodi ja aitab ka. Aga jälle, kui ajalukku minna, siis minu konsiilium nägi välja niiviisi, et oli nõukaaja lõpp ja mul oli patsient laua peal ja siis ma pidin võtma läbi keskuse kõne Soome oma kolleegile. Vanemad inimesed mäletavad, kuidas see oli. Helistasid ja siis ütlesid, et tahan helistada Soome, andsid numbri ja siis poole tunni kuni 3 tunni jooksul helistati tagasi ja siis helistas mulle kolleeg tagasi ja siis ma ütlesin, kuule, mis ma nüüd teen, vaata, mul on see siin, ega mul pilti ka näidata ei saanud, eks ole. Mul on see loom laua peal, tema siis rahuliku häälega juhendas mind sealt teiselt poolt toru ja siis saime jälle hakkama, nii et mingil määral on see konsiiliumi vorm toimunud ka vanasti. Jah, selles mõttes praegu praktikas ikkagist ka helistame täitsa nagu spetsialistidele konsulteerima. Ma olen uudistest aru saanud, et veterinaaridest on hästi suur puudus. Jah, eks siis see ka võib-olla raamatut aitab. Aga on tõesti puudus. Veel küsimusi? On võimalus küsida spetsialistile. Järgmine raamat on Miks merisiga? Ei, minu poolt ka mitte merisia hingeolu ma üldse ei tunne. Aga see kui koer võiks olla, vaadates sinnele mõned toredate kolleegide poole, võiks olla käitumise teemaline, võiks täitsa põnev olla selle küll. Ma hakkasin praegu mõtlema, et populaarsed ja levinumad koduloomad ongi koer ja kass. Ja siis on merisead, kes veel on, kes on kõige haruldasem koduloom, kes on kõige haruldasem koduloom, kes on sattunud teie juurde patsientina? No mul oli alles papagoi. Mul käis kunagi kliinika algussaardel käis mingi ahv, sellega ma ei saanud midagi. Aga mina ei tunne neid ja ma olen austades kirglik igasuguste eksootiliste loomade pidamise vastane. Ma ei ütle, et nüüd verisiga ei tohiks pidada või hamsterit, aga kõik see, et oi küll on tore, see hiljuti mingi puuma, keegi teie omale puuma. Mis mõttes, mis tingimusi sa lood sellele puumale, miks sul teda vaja on? See on nagu selline, see on natuke selline pojaari mõtlemine, et tahan, et mul on karu hoovis. Ma ei tea, mulle ei ürita siin suhtes üldse, et sellel puumal ju ei ole hea. Veriseal ja hamstril võib olla hea, kui sa lood talle tingimusi, aga puumale häid tingimusi luua. Ja seetõttu kõik need ahvide ja muude loomade pidamised tunduvad mulle sellised ausalt natuke kuritegelikud. Sa räägid Eestist siis, eks ole? Jah, ega mujal maailmas ju ka tuli välja, et Mehhikos on vangistus olevaid tiigreid rohkem kui vabad. Kellel see tiigris päev? See täpselt see, et mul on tiiger, aga sul ei ole. Vastik mõtted isustada. Nii, veel võimalus küsida? Käed olid see. Tuli seal, kes oli seal. Ma küsin siis ära samast näitest lähtuvalt, kas teie loomaarstina vaatate siis selliseid koerapidajaid ka pisut viltuse silmaga, kes võtavad väga suure hundi, koera või husky või mõne muu ja peavad seda pisikeses Lasnamäe korteris? Mina vist küll ei vaata. Ma kuidagi usun, et see on võimalik.
kuidagi pakkuda sellele koerale ikkagist piisavalt tegevust ja piisavalt hoolitsust ja aga noh, on mingeid muid asju, kui sa mõtled küll, et miks sellel inimesel on see. Mina olen kunagi vaielnud mingite inimestega, kes hakkasid rääkima, et oi, aga koer tohib olla ikka eramajas umbes. Mõtlesin, et vaatame natukene, et kelle koer suhtleb inimesega rohkem. Kui see koer on sul toas, siis sa oled sunnitud temaga jalutamas käima. Ja see jalutamise aeg ongi kvaliteetaeg inimese ja koera vahel. Ja kui sul on eramajas ja teed ukse lahti ja lased selle suure haski või hundikoera sinna hoovi ja arvad, et tal on seal õudselt lõbus. Minu koer, kui ta on üksinda hoovis, ta istub trepi peal. Ta ei lähe mitte kuskile. Ta isegi ei lähe vaatama, mis seal jõe ääres toimub. Et see on nagu minu meelest hästi vale arusaamine, et koeral on kuidagi majaga või selles aiaga majas parem. Sellel omanikul on parem ja lihtsam ja laisem, aga mitte nii. Nii et ma arvan, et kui ta piisavalt aga jalutab, see on jumala okei. Nii, seal oli üks. Kas teil raamatu loomisel mingeid katsumusi ka oli ja kui, siis mis kõige suurem oli? Mul hakkas õlgu arutama. Suuresti arvuti taga küürutamisest. Mul oli mõni peatükk, mis me alguses ei teadnud, kuidas me selle lahendame, mis me sinna lõpuks nagu paneme ja kuidas seda nagu avada. Milline peatükk? Seda ei mäleta. Ma arvan, et see sama viimane peatükk oli ka. See viimane oli üldse raske, ma kogu ütlesin edasi ta kirjutamist. See oli raske. Aga päris vist sellist katsumust. Ei, vist ei olnud jah. Mis on selle töö juures, nüüd mitte raamatu kirjutamise, aga siis konkreetselt loomaarsti töö juures kõige keerulisem või kõige, ei tea, kõige raskem? See viimane peatükk. Jah, see oli hea kommentaar, viimane peatükk. Ja tegelikult selle viimase peatüki juures hoopis võib-olla pigem see, kui inimesed ei saa aru, et viimane peatükk on kätte jõudnud. Vanasti oli hirmus raske see, et mina pidingi olema see, kes selle looma magama parem. Ma esimese koera tundsin nii, et omanikud unustasid oma mure ära, see küll tohutu. Ma olin tudeng ka veel, oi lapsekene, sinus küll loomaarsti ei rutavad iga koera juures. Aga nüüd ma olen nagu, minu tunne on see, et kui see asi tehakse ära, siis loom ju pääseb kõikidest vaevadest ja valudest, mul on inimestest kahju. Aga pigem on nagu hullugu see, et kui inimene ei saa aru, kui ta ei lase lahti ja loom tegelikult kannatab. See on nüüd see, mis on meile nagu hästi raske. Meie loomaarstidena peame suutma inimesele selgeks teha, et ma tahan nüüd praegu su looma ära tappa, aga see ei ole nagu halvas mõttes, või ma tahan talle head. Ja võt see on, mina arvan, et see on loomaarstide juures kõige keerulisem asi üldse, vähemalt minu arvates. Mina arvan, mul natuke teine arvamus, aga minu jaoks on võib-olla kõige keerulisem see, et sa pead tegelema omanikuga, sa pead saama aru koerast, sa pead käsitlema koera, kes võib olla täiesti pöörane ja siis tegema kogu selle diagnostika, kõik plaanid ja kuidagi see nagu vastutus, et kõik need nagu levelid kokku, et sul on nii palju seda hallata, et see ei ole nagu ainult üks asi, aga sul lihtsalt kõik asjad kokku. Minu jaoks on see kõige raskem. Selle juures on hästi naljakas see, et kui küsida loomaarsti tudengite käest, siis väga paljud vastavad, miks nad lähevad loomaarstiks õppima, sellepärast, et nad ei taha suhelda inimestega. Siin on paljud loomaarstid siin saalis, kõik nad teavad, et mida sa teed, suhtled kogu aeg selle omanikuga, eks ole. Nii et jah, et ärge selle mõttega ei maksa loomaarstiks õppida. No nii, võimalus veel küsida, esirita Tiinat. Minul on üks küsimus Tiinale, et selge see, et sa kirjutada mõistad nüüd, et loomadest kirjutajad, millal romaanivõistlusel osaled? Ma kartsin juba, et kirjutada mõistad, et nüüd näiteks sa laulda ka oskad. Ei, seda ma teadsin, et ei oska. Oskab küll. Ei ole kuulnud. Ma tegelikult tahaks,
no vot, tähtaja paneme siin Varrakuga nüüd paika. ei, ma ei kujuta ette juba kirjutada mingit dialoogi nii, et üks inimene räägib ühtemoodi ja teine inimene räägib teistmoodi. See on just nii, see on kohutavalt keeruline. Mulle meeldiks see mõte õudselt, aga ma ei ole kindel, et sellega hakkama. Mina tahaks küll, et Sirli kirjutaks raamatu. Ma ei tea, kas selliseid raamatuid on kirjutatud, võib-olla on, aga on küll koertest ja kassidest, aga sellest konkreetselt nagu loomaarstiks olemisest või sellest elust, sest olles su sõbranna ja kuuldes vahepeal, ma ei tea, tuleb kõne või kirjutada, et mul oli just 3-tunnine, 5-tunnine opp, et oppisin suurt, ma ei tea, hundikoera, keda sa pead tõstma ja kõik need protsessid ja kõik, mis sinna juurde käib, et mind kuidagi see nagu huvitaks täiega või et ongi kas või see hetk, et kui loomaarst peabki selle, ma ei tea, koera magama panema või ma ei tea, igasugu hetki või et kas või mul, ütleme, loomaomanikuna, et lugeda kas või selliseid asju, et see on ka võib-olla järgmine küsimus, et kui palju on neid hetki, kus tulevad inimesed oma loomaga ja neil ei ole raha ravimiseks, et ja ongi lihtsalt see, et ma ei tea, pead siis oma koera magama panema või et mingi selline raamat. Sinu esimene loomaarsti lood oli midagi sellist? See vist natuke oli selline nagu need päris lood, jah. Aga võib-olla on aeg mingiks Eesti oma kermiotiks. Mõtle selle peale. jah, siis see on ju omaette põnev maailm, aga meil on küsimus. Mul on küsimus selle vahva mustavalge kirju poisi kohta. Et mis asi, mis kolp või asi tal on, millega ta nii hoolega, nii pikalt, nii tõsiselt tegeleb. See on teine pullipeenis. Loomaarstid ei olegi vabalt käes. Väga hea. No nii, kui nüüd saalist on veel soovi küsida, käsi kes küsitakse? Ei küsi. Ei, mul ei ole küsimust. Küsimus on, kelle portree seal kaanel on? Silvi vastab, jah? See on Trulli agility treeneri koer, nagu vesi. Aga on sügav tänuavaldus, et Eesti ühel võimsamale brändile, Tiina Toometi kliinikule, kelle patsient oma koertega ma olen olnud, eks ole, 35 aastat. Alustasime 89. aastal ja viimati nutsime koos Tiinaga tema podcastis just nimelt seda viimast peatükki arutades, aga meenutades ka Turgenevi Mumud. Kui palju loomaarstid võtavad kõike seda võib-olla ka valu ja muret, mis teile tööle tuleb koju ja oma eneseelusse kaasa? Alguses võtsin väga palju. Mul on mingi esimesed 2 aastat väga raske, aga kuidagi nüüd ma olen harjunud või õppinud seda et mingid juhtumid, mingid patsiendid ikkagi jäävad kuidagi hinge rohkem, südamesse rohkem, pead mõtlema, aga pigem ei. Sellega peab oskama toime tulla, muidu ei saa. Aga need, kes ei tule toime, need ongi need, kes läbi põlevad kahjuks. Ega see ei ole üldse arutanud veterinaarias. Aga ma arvan, et on väga raske on siis, kui sa ei saa aidata. See on lugu. See on kõige halvem, et kui sa tegelikult näed, et oleks võimalik, aga sa mingitel erinevatel põhjustel ei saa. Kas omanik ei saa aru või sellised asjad. Et see on. Aga millised on need rõõmud, mis tulevad veterinaari töö juurest koju kaasa ja mis on see kõige suurem rõõm, mis võib sind sellisest töisuselust leida? Ma
ei tea, minu arust on nii äge teha keisrilõikeid ja siis sünnib seal mingi 10 kutsikat. sellised hetked. jah, mina ei ole ammu kirurgiat enam teinud, aga ma arvan, et see kirurgia, see ikka, kui sul läheb mingi operatsioon hästi õnnestub, siis ikka tunned ennast natuke sellise nagu kõrvust tõstetuna ja sellise nagu, et sa valitsed nagu millegi üle, et see oli nagu tore, aga praegu jälle, kuna ma selle kasutan juhust, räägin kutsikate eelkoolist, eks ole, siis see, kuidas need kutsikad, kes esimestes tundides on sellised arglikud ja siis passivad natuke üksteist ja omanikud on ka hirmus murelikud ja siis peavad viimases tunnis kõik koos mängivad, saavad rõngas ja on sellised rõõmsad ja saavad üksteisega hästi hakkama, et see on hästi-hästi tore. No nii. Kui palun. Kuna te olete palju kirjutanud ka, Tiina, sa oled kirjutanud palju kassidest ja koertest, kas sa oskaksid kirjutada luuletusi ka kassidest? Ei tea, aga võib-olla peaks proovima. Nii, nüüd on võimalus küsida viimane. Ja kui seda võimalust ei kasutada, siis ta saab, palun. Tiina, kas sa kunagi arvasid, et sa saad kirjanikuks? Kas see oli nagu su soov lastepõlves? Ei, me lapsepõlves ma tahtsin üldse moekutsikuks saada. Mulle tundus, et kui minust moekutsik saab, siis hakkavad kõik pikkade kleididega käima ja tuleb rokokoo aeg tagasi. Aga ma lapsena jah tahtsin saada alguses moekutsikuks ja pärast loomaarstiks. Kirjanikuks ma ei ole tahtnud kunagi niimoodi saada ja ma arvan, et ma ei saa ennast ka kirjanikuks nimetada. See oleks nagu natuke liiga palju kõrvust tõstetud, et ma olen juba kirjutav loomaarst, ütleme niimoodi. Nõnda. Igal juhul nüüd on võimalus võtta moodustada elav järjekord ja taodelda autoritelt autogrammi sellesse suurepärasesse raamatusse, millega mina olen tutvunud ja ma arvan, et see on raamat, mille juurde tuleb aeg-ajalt tagasi pöörduda, kas huvi pärast või ka vajaduse pärast. Igal juhul siin ta on, head lugemist ja ma tänan Tiina sind selle töö eest ja tänan Sirli sind selle töö eest. Daamid ja härrad!